tere, kallis sina. Me tulime täna Triinuga rääkima sellest, mis ootab ees 6. detsembril, nii sind, mind kui meid kõiki. Me tahame Triinuga rääkida oma lugusid, kus me oleme kunagi olnud ja see, et kui te näete meid praegu õitsvana ja naeratavana, siis see tähendab seda, et Triin räägib kohe oma lugu, aga tema 10 aastat tagasi ei olnud selline, mina 2 aastat tagasi ei olnud päris selline, nagu ma praegu olen. Ehk siis seal on oma lugu taga ja sina, kui sa tunned praegu, et sul on nagu justkui seisma jäänud kogu elu, sa ei tea, mis edasi teha, sul isegi puudub tahtejõud hommikul voodist ärgata, siis see on selline väike mõttevõlgatuse päev ehk siis selline töötuba pigem. Jagame infot, jagame üksteise kogemusi ja mina annan siis numeroloogina natukene sellist vaadet seotud sinu sünnipäevale, kuidas sa ennast saaksid aidata. Ehk siis annan sulle tõuke ja enesekindlust ja Triin, räägi, mida sina pakud meile kõigile. Tere, mina olen Triinu ja mina olen täna siis teadvuse avardaja ja just nendele inimestele, kes on kaotanud oma tee. Mina olin sellises olukorras 10 aastat tagasi. Ma olin sellises olukorras, et mul oli 3 tundi ainult elujõudu. Mul oli väsimus, mul oli väga raske hommikul tõusta, minu keha värises 24/7 ja ma mõtlesin kogu aeg, mis mul viga on. Enne seda ma olin 10 aastat käinud kõik arstid läbi ja iga küsimus, kui ma läksin nende juurde, ütlesin, öelge palun, mis mul viga on. Ja ma võin teile öelda, et kõik arstid ütlesid, et ma olen terve. Aga minul polnud energiat. Mul ei olnud energiat. Ja tänu sellele olukorrale hakkasin ma otsima vastuseid. Kus mu energia on? Kus on minu energia? Ja täna ma olen oma energia kätte saanud. Minu energia oli minevikus kinni. Ja kui me oma energia tagasi saame iseendale, siis tegelikult elu läheb uuele rajale. Elu saab uue alguse. Nii et tegelikult seda me kõike tahamegi tegelikult jagada. Mina soovin oma lugu jagada ja just seda, millega ma täna tegelen, et kui keegi veel on sellises olukorras, siis siit on lahendus. Meil on olemas täna teadmised, miks inimestel on sellised olukorrad, mis mul viga on. Tegelikult ei ole viga mitte midagi. Meil on vaja vaadata iseenda sisse. Kohtuma hakata iseendaga, ehk siis teekond iseenda väärtusesse. Kui sina tunned täna seda kohta, kus sul pole elujõudu, sa oled kaotanud oma tee ja sa ei tea, kuidas sealt välja tulla, siis 6. detsember sa saad need teadmised. Ja minu lugu selles suhtes, et ei ole nii, ütleme, nagu nulli läinud, minul on pigem see lugu, et 2 aastat tagasi, ma olen kogu aeg elurõõmus olnud, aga pigem minu lugu on see, et ma kandsin maski. Ma näitasin kõigile välja, et mul on kõik okei, aga tegelikult mul polnud juba ammu enam mitte midagi okei. Ma lihtsalt valetasin eelkõige iseendale ja selleks, et lihtsalt ellu jääda ja selleks, et hoida oma perekonda koos. Et siin on ka see lugu, miks mina numeroloogiasse tulin ja miks mina hakkasin uurima, mida tähendab minu sünnipäev 16. Ja siin ma tahan natukene lahti rullida seda numeroloogilist pilku, et sinu sünnipäeval on nii palju võimalusi ja võib-olla minu visioon, minu abi sinule on üks samm edasi ja energiat andev ja Triinu lugu ja Triinu väiksed juhtnöörid, väiksed mõttekesed, kuidas tema sealt oma nullseisust välja sai, viibki kokku selleni, et me oleme kõik üks suur energiapall, et minna lihtsalt vastu sinna uudesse aastasse, mis on tegelikult energiaga üks. Ja nii nagu Triinu ütles, et me siis näeme teiega Zoomi vahendusel, selleks me paneme igale poole need infod ülesse Facebooki numbrite keel ja Triinu oma lehele ja jagame seda võimalikult palju ja jagage teie ka seda edasi. Ja me oleme teinud selle võimalikult väikse energiatasuga, et need, kes täna registreerivad, saate selle 15 euroga endale juba soetada. Ja mis siis ikka, ega siis saame 6. detsember juba sellel aastal kokku ja kell 11 ja vaatame, mis me looma hakkame Triinuga seal ja teie kaasabiga loomulikult. Ja see saab olema väga äge. Nii et kohtume 6. detsembril kell 11. Tšau, Tšau! näeme.